Selle seltskonna õnnenumber on kohe kindlasti 3, neid on 3. Neil on kohe-kohe algamas 3. hooaeg ja seda muidugi TV3, aga kolmekas on toimunud väike vangerdus. Tere õhtust, käes on reede ja kolmekas on valmis alustama oma 3. hooaega. Ära veel tuleme, kutsume sind. Kuhu sa tuled praegu? Sa tuled liiga vara sisse, Rene. Me ütlesime kutsume, ütleme, et Jürgenit ei ole, Jürgen on puhkusele, siis tuleb Rene Puura asendama. Kas ostsite ise Jürgenile lennupileti, kuhu ta üldse läks? Ta läks kaugele Brasiiliasse. Ja meil on tegelikult ju olemas täiesti 3. liige võtta niimoodi käe ulatusest oli Rene Puura, kes tuleb ja aitab hädast välja. Kuidas nüüd siis on, et kas vasakul, paremal või keskel, kuidas see sandwich nüüd toimub? Ma olen tegelikult vana kolmeka liige, kes lihtsalt pidi korraks paar meetrit edasi tulema lihtsalt asendama. Ma tulen natukene, istun neile kolmandaks, teen natuke nalja ja istun võib-olla mõne küsimuse, et see jääb suhteliselt chilliks. Ja siin hakkad vaikselt, tegelikult paljajalu oleks parem, hakkad vaikselt jooksma ja üpris. Aga noh, Jürgen, ütleme niimoodi, Greta nagu nii, Rene Puura nii suur fänn nagu vaatajadki. Selles suhtes on hea lüke. Kellele siis Rene Puura ei meeldiks? Andresele. Ei, meeldib ikka. Sa küsisid, kuidas ta hakkama sai saatejuhina. Noh, Jürgeniga ma ei võrdleks, eks ole. Meile toimeta tahtis neid reidi pilte näha ja siis ma midagi saatsin ka talle, ma juba kahetsen. Aga kas sa võib-olla nagu kardad või ootad isegi? Sina tead ka seda väga hästi, kui sa piisavalt oled seal laval juba olnud, vaata, siis sul ei ole seda närvi, sul on lood selged. Sul pole üldse närvi enam siis, jah? Ei. Aga sa tead ise ka, kui sa oma kavaga lähed kuskil laval peale, siis sa ei mõtle, et kuidas need lood küll välja tulevad. Mees on ikka enesekindlust nii täis ja tegelikult ma arvan, meil kõigil on midagi Reneelt õppida ja seda kõike saab nüüd näha, siis paar saadet sa teed, eks ju, kolmekaga? Jah. Ja ta on ülivõimekas mees ja see, et ta tegelikult meile vastu tuli, me ju palusime, et kuule, aita hädast välja sõber, et kahekesi Andresega see läheb hulluks, mina ja Andres kujutan ette. Ei kujuta. Ei, et siis see, et ta meile vastu tuli, no sügav kummardus tõesti. Me püüame neid piire nihutada kogu aeg, heas mõttes sellist pöörast stuudio televisiooni teha. Tegelikult see märksõna on nagu ka eelmiste looaegadel, et on need 3 segast tegelast, kes kutsuvad endale külalisi ja räägivad juttu ja mõtlevad välja lollusi. Ja ka kindlasti tõsisemad ja põnevad teemad, nii et põhimõtteliselt, mis on siis muutunud, on see, et võtame kõik selle hea, mis on olnud, võtame kaasa ja paneme juurde.